Nüüd on Donald Trump ametlikult esitanud kongressile tsiviiltuuma koostöölepingu Saudi Araabiaga. Reuters teatab, et USA president on kindlalt veendunud, et leping liigub edasi ainult siis, kui Riad liitub Abrahami kokkulepetega ja loob ametlikud diplomaatilised suhted Jeruusalemmaga. Leping allkirjastati eelmise kuu lõpus. See peaks looma märkimisväärseid võimalusi Ameerika ettevõtetele, kuna Saudi Araabia arendab oma tsiviiltuumaenergia sektorit. Nii et rohkemate kommentaaride saamiseks on mul hea meel tervitada suursaadik Mark Seversit, endist USA suursaadikut Omaani sultaaniriigis, kes liitub meiega nüüd Abu Dhabist. Suursaadik, tore teid näha. Varsti saab 6 aastat sellest, kui Araabia Ühendemiraadid ja Iisrael allkirjastasid need ajaloolised Abrahami kokkulepped. Praegu, kui ootame, mis saab kongressis tsiviiltuuma koostöölepinguga, kas te arvate, et normaliseerumine Riadi ja Jeruusalemma vahel muutub reaalselt üha tõenäolisemaks? Praegu on seda väga raske öelda ja ma arvan, et see sõltub sellest, mis juhtub sõjas Iraaniga järgmiste kuude jooksul. Sõda ei ole läbi. Me oleme näinud just eelmisel nädalal selle suurenenud majandusliku surve algatamist üle kogu maailma, püüdes katkestada kõik Iraani režiimi rahastamisallikad. Ja on oodata, et nad võivad mitmel moel vastulöögi anda. Seega peame jälgima ja vaatama, kuidas see välja kujuneb. Aga kindlasti on see võimalus endiselt olemas. Saudi araablased ütlesid erinevatele inimestele, sealhulgas delegatsioonile, kuhu mina kuulusin Riadis, et 7. oktoobri 2023. aasta seisuga olid nad lõpetamise äärel. Läbirääkimisi peeti peamiselt Ameerika Ühendriikidega ja tsiviiltuumalepe pidi olema osa sellest paketist, kuid nad olid suhete normaliseerimise otsusele väga lähedal. Nad on viimase 3 aasta jooksul üsna märkimisväärselt tagasi tõmbunud. Aga ma arvan, et see idee on endiselt laual ja president Trump survestab neid selles suunas edasi. Nii et ma arvan, et praegu peame ootama ja vaatama, mis Iraaniga juhtub. Väga lühidalt, kuidas te arvate, et kongress selle Donald Trumpi saadetud kokkuleppega tegeleks? See saab kongressis olema väga vastuoluline. Ilmselgelt on mureks tuumarelva levik. Ma ei ole selle kokkuleppe üksikasjadega täielikult kursis, kuid olen lugenud, et see võib lubada rikastamist Saudi Araabia territooriumil, mis ei ole see raamistik, milles Ameerika Ühendriigid ja Araabia Ühendemiraadid mõned aastad tagasi kokku leppisid. Ja see saab olema vastuoluline, aga kongressil ei ole seda nii lihtne blokeerida. Nii nagu mina aru saan, on vaja mõlema kongressi koja ühist resolutsiooni, mida president saab vetostada. Ja siis oleks vaja 2/3 häälteenamust, et presidendi veto tühistada. Nii et see ei ole nii lihtne, aga ma arvan, et see ei lähe eriti hästi läbi, eriti arvestades suurt kriitikat nii administratsiooni kui ka presidendi Pärsia lahe poliitika suhtes. Ja ka paljude teiste poolt. Kongressis ei ole Saudi Araabia suhtes tingimata positiivseid seisukohti, kuigi kindlasti on neid, kes tunnevad seda suhet ja toetavad seda suhet Saudi kuningriigiga, aga on ka palju kriitikuid, nii et saab olema huvitav jälgida. Meie kindlasti jälgime seda. Nagu alati hindame teie teadmisi otsa Abu Dhabist, suursaadik Mark Severs. Suur tänu! Ja meelega, aitäh!